Tervist! Oleme Denim Dreami fotostuudios, teeme ajakirja tennis fotosessiooni ja Maria-Lotta Kaul, Eesti meister tennises ja meie perspektiivne noor naistennisist on täna see, keda me pildistasime, aga loomulikult räägime alati juttu ka. Ja Maria-Lotta, ütle, millised need riided siis tegelikult on, mis sinu riidekapis on? Tead on, et seal on palju tenniseriideid, seal on palju ka muid riideid ja millest sinu riidekapp koosneb? Tere kõigepealt, et minu riidekapis on väga erinevaid asju, palju tegelikult värve, kuigi tihtipeale ma kannan ikkagi lõpuks väga värvilisi, isegi kui seal on erinevaid. Et aga muidu ma olen riiete ja riiete väga suur fänn, et mul on seal päris palju asju. Spordiriietega on meil asi selge, need peavad olema mugavad, praktilised, ka tenniseriietel on ju väga palju erinevaid moejooni, tuuakse välja uusi kollektsioone, aga mis puudutab sellist vaba riietust, mis sulle eelkõige kanda meeldib? Mis inimesi oled? Öeldakse, et mõned meesterahvad on nii-öelda selliku ja kleidi inimesed, osad on püksi inimesed. Jaa, rohkem ma olen siuke tossudega, mida iganes saab tossudega nagu kokku sobitada. Teksad, tänapäeval ka kleite saab tossudega kokku sobitada, et tegelikult igast erinevad teksad, seelikud, kleidid, mulle meeldivad kõik, et ma ei saagi öelda niimoodi, et ma kannan ainult teksadid või ainult kleite, et mulle meeldib hästi erinevalt tegelikult riietuda. Kui tihti tuleks oma riietust vahetada või seda riidekappi sorteerida, et vanu asju ära anda või visata ja siis uued tuua? No ma ei tea, kui tihti ta peaks olema, mina tahan natuke liiga tihti endale uusi asju osta ja neid sinna koguda natukene, et mul on natukene väga meeldib shopata, ütleme nii. aga no, ma arvan, et ikka äkki poole aasta tagant ikka võiks tühjendada oma kappi ja mingid asjad, mis sinna on seisma jäänud, siis kas siis maha müüa või kellelegi ära anda või Kas see sama põhimõte, et vaatad järgi, et iga asi, mida sa aasta jooksul selga pole pannud, siis järelikult ei pane ka? No jaa, tegelikult see toimib, aga niimoodi on üpriski raske teha tihtipeale, sest ikka mõtled, et kas või kodus kannan või äkki seal läheb vaja, et siis on nagu raske asjadest lahti lasta, aga tegelikult ma usun, et see toimib küll, et kui ikka aasta aega pole kandnud, siis oleks aeg võib-olla kuhugile ära anda see. Kuivõrd palju sa jälgid selliseid soovitusi või moetrende, et mida tuleks nagu selga panna ja mis oleks praegusel ajal nagu selline nii-öelda in või palju seda, et mis sulle tegelikult endale meeldib, võib-olla sa alati ei lähegi kokku sellega, mis võib-olla nii-öelda kõik kannavad? No, mina arvan, et tuleks ikkagi kanda seda, mis sulle meeldib, aga ma ei saa öelda, et ma ei oleks kursis moetrendidega, et ma ikka jälgin neid ja on ka olnud mõningaid asju, mida ma ei võtagi vastu ja mis siis, et see on väga moes, mulle see ei meeldi ja nii ongi, aga üldiselt ma ütleks, et ma pigem ikkagi olen kursis ja jälgin nagu moetrende. No Denim Dream müüb ja pakub väga kauneid rõivaid ja riideid nii meestele kui naistele ja väga raske on sealt kindlasti valida, aga mis nagu sinu meelest teeb sellest riide esemest just selle, et sa tahaksid seda endale selga panna? Kõigepealt, kuidas see mulle just sobib, et kuidas mina seda välja kannan ja kui ma tunnen ennast nagu ilusa, cooli ja siukse võimsana selles riide esemes, siis see on mulle kindlasti. No nii, kuidas sa soovitad neile, kes pole veel otsustanud, kuidas peaks endale riided valima, millest peaks alustama? Kas vaatama internetti, lugema sealt soovitusi või minema lihtsalt poodi ja proovima? Ma ei tea, selles suhtes, kui sa tunned, et sa ei oska võib-olla nagu mingid asju kokku sobitada või midagi niimoodi, siis ma arvan, et siuksed äpid nagu Pinterest väga aitab, sa võid panna sinna näiteks sügistrendid, mingid siuksed asjad, sa näed, saad sealt väga palju inspiratsiooni, milliseid riided kanda ja sa võid neid nagu natukene rohkem enda moodi lihtsalt siis muuta näiteks. Ja poodi minek ka toimib, seal on ju igast mingid asju, et absoluutselt, aga kuna sa siiski tennist mängid ja palju kannad ka tenniseriided, siis mis sulle seal oluline on, et millised tenniseriided sulle meeldivad, mida sa kõige parema meelega selga paned? Mina kannan Nike'i alati, aga üldiselt võistlusriided on mul alati kleit. Ma ei tea, see kuidagi mõned aastad tagasi kujunes nii välja ja mängin alati kleidiga ja see ongi põhiliselt siis, mis iganes Nike'i uued kollektsioonid välja tulevad, nendega ma siis mängin. Väga naiselik ilus ja
Maria-Lotta on meil ka tennise esikaane olnud mõned aastad tagasi, nii et loodame, et tuleb peagi põhjus ka taaskord veel seal olla, lisaks siis moeshow'le, nii et soovime sulle edu nii tenniseplatsil kui mujal ja edukat mängu ja edukat riiete valimist.